Tere, head külalised saalis ja veebis! Kõigepealt küsin te käest, et keda teie kuulate? Keda teie vaatate? Keda te usute? Nemad ei vaata telekat. Nad ei jälgigi Eesti meediat. Postimees ja Delfi on neile täiesti tundmatu maa. ETV saated on nende meelest tehtud 80-stele. Nad ei vaatagi Aktuaalset Kaamerat. Mõni üksik on öelnud, et vaatab natukene vanemate kõrvalt. Opi saade on üldse pensionäridele. Tehke ometi TikTok sellest opist ja te saate publiku. Niimoodi rääkis Jürgen Rooste, kes on gümnaasiumiõpetaja ja ta mõtiskles sel sügisel oma õpilastest ja nende tulevikust. Ja juba 10 aastat tagasi sai üsna tuntuks selline slogan nagu faktisurm. Sellega oli tegelikult tõejärgne ajastu alanud ja edasi taibati, et igaüks võib reaalselt täiesti suvalist väljamõeldist inforuumi paisata ja keegi ei teegi enam vahet, mis on tõsi ja mis ei ole tõsi. Inimkond ei ole millegi sellisega varem üldse kokku puutunudki. Ja see kõik oli 10 aastat tagasi. Täna on tehisintellekti ajastu alanud ja see kõik süveneb täiesti hoomamatu kiiruse, sügavuse ja ulatusega. Igal pool on müra. Igal pool on infomüra. Ja reaalsust kui sellist enam ei olegi. Me elame kõik oma väikestes paralleelmaailmades ja piilume imestusega kõrvalmaailma. Ja seda üldse eeldusel, et me seda kõrvalmaailma näeme, sest me tegelikult ei pruugi näha. Mida selles maailmas siis teha? See on väga suur küsimus ja kui me sellele küsimusele ise ei vasta, siis ilmselgelt vastab sellele keegi teine. Ja keda siis kuulata? Kui vastuseid on 2, nad on hästi erinevad, siis võib selle vastuse leidmine lihtne olla, aga mis siis saab, kui variante on palju? Keda me üldse usaldada saame? Teadus on see süsteem, mis püüab anda vastuseid ja parimat olemasolevat teadmist ja lahendusi. Aga teate, teadlased ka ei ütle alati lõplikku tõde. Ja mis see lõplik tõde üldse ongi? Kas on üldse olemas üheseid lõplikke vastuseid? Ja kuidas selles segaduses toime tulla, kui on väga palju infot, kuidas selles inforuumis õigel ja valel vahet teha, kuidas teha sellises inforuumis terviseotsuseid, milliseid tervisesoovitusi jälgida, milliseid mitte jälgida ja kuidas pakkuda lahendusi nii, et me kedagi ei häbimärgistaks, ei vastanduks ja ei suurendaks niigi kasvavat tervisevaldkonna või üleüldsegi ebavõrdsust. Sest tervis ei ole tegelikult kunagi mõjutatud nii palju sellest, mida me kuuleme ja näeme, mõjutatud sellest, keda me usaldame ja millist infot ja kuidas me mõtestame enda jaoks. Tervise Arengu Instituudi eesmärk on imelihtne, aga ellu viia maru keeruline. Kuidas anda õiget infot nii, et see jõuaks õigel ajal õigete inimesteni, et faktid ei jääks müra varju, et inimesed saaksid oma tervise heaks teha häid otsuseid. Ja sellest ei piisa enam lihtsalt sellest, et me õige info kusagil välja ütleme või kusagil veebis kirja paneme. Me peame täna aru saama sellest, kust inimesed infot leiavad. Me peame inimestega rääkima nii, et see neid kõnetab ja kohtades, kus inimesed viibivad. Ja kõige selle jutu peale tekibki küsimus, et mis me siis nüüd teeme? Teate, konverentsi teeme. Ja selle konverentsi keskne teema ongi usaldus. Kuidas usaldust kujundada, kuidas jõuda oma sõnumitega päriselt inimesteni. Ja see ei ole enam üldse mingi terviseedenduse selline väike kõrvalteema, vaid see on kogu tervisepoliitika kujundamise tuum. Sest kui inimesteni ei jõua teaduspõhine info, siis kuidas nad saavad teha enda tervise jaoks paremaid otsuseid oma tervist kaitsta? Ja veel hullem on siis, kui see tõenduspõhine info ei jõua otsustajateni, sest siis mõjutab see juba kogu ühiskonda. Siin saalis ja veebis ka on väga palju erineva taustaga eksperte, aga meid ühendab tegelikult see, et
Me kõik tahame oma tervisesõnumitega kohale jõuda, päriselt kohale jõuda, luua kommunikatsiooniga muutust. Ja me võime selle nimel töötada arstikabinetis, sotsiaalmeedias, laboris, linnavalitsuses, ülikoolis, ministeeriumis, aga meil kõigil on ühine eesmärk, et inimesed oleksid tervemad ja teeksid enda tervise jaoks paremaid otsuseid. Kommunikatsiooniga kaasneb suur vastutus. Sõnavabadus ja vaba turumajandus ei vabasta sellest vastutusest. Ja kõik inimesed, kes on tervisevaldkonna eksperdid, teadlased, tervishoiutöötajad, õpetajad, aga ka kommunikatsioonieksperdid, me kujundame oma tööga valikuid ja nendest valikutest tegelikult sõltub väga palju inimeste tervises ja ka kogu elus. Ja me tajume seega oma vastutust. Ja me ei saa lubada seda, et hirm, müüdid, libameditsiin oleks kuidagi kiiremad, kõnekamad või kõlavamad kui meie. Ja kui me koos tegutseme, siis me võib-olla saame selle tagada, et müra täis maailmas oleks endiselt koht faktidele, teadmistele ja hoolivusele. Aitäh, et te siin olete ja suur aitäh ka meie partneritele, kellega koos Tervise Arengu Instituudil on selle konverentsi ellukutsumine õnnestunud. Aitäh Tervisekassale, Sotsiaalministeeriumile, Maailma Terviseorganisatsioonile. Head kaasamõtlemist ja mõnusat konverentsipäeva. Aitäh!